Tere tulemast tagasi kõikidele Onkoloogika podcasti kuulajatele. Stuudios on taas Markus, Pille ja Kristel. Kristel ja Pille. Ja meie taaskord, nagu igas meie saates tegelikult, sest alla selle me ei lepi. Inimene, keda me oleme siia saatesse jälle väga pikalt oodanud, planeerinud ja kelle suured fännid me oleme. Kristi Luksepp, kes tegelikult lisaks kõikidele muudele oma toredatele tiitlitele ja oskustele on, võib öelda ka Onkoloogika esiema Kaevufoorumi aegadest. Mis asi on Kaevufoorum? Sellest ka kindlasti kuulete, kes pole sellest kunagi midagi kuulnud. Nii et tere tulemast, Kristi. Meil on mega hea meel, et sa siin meiega täna oled. Tere ja aitäh, et kutsusite. Mul on ka väga hea meel siin olla täna. Kristi, aga kui niimoodi järgi hakata mõtlema, siis sa oled üks kõige mitmekihilisem saatekülaline meil. Ava neid kihte, palun. Jaa, et ma loodan, et neid kihti avades siin ei juhtu nagu sibulat koorides, et hakkame rõõmsalt pihta ja lõpuks nutame kõik koori. Aga jaa, et võib-olla kõige lihtsam on öelda, kes ma täna olen. Et täna ma pean ennast selliseks ihu ja hingega palliatiivse hoole ja palliatiivse ravi siis arengule pühendunud inimeseks. Et ma olen õde, ma olen ka sotsiaaltöötaja, ma olen kogemusnõustaja, aga kogukonna koolitaja sellel teemal. Et nii on. Aga see algas kõik kuskilt. Võib-olla sa räägid meile selle loo, mis tänaseks siis just algas 24 aastat nüüd juba tagasi. Just. Et eile 24 aastat tagasi sain siis mina oma diagnoosi. Kui te kujutate ette noort pere, kes on just kolinud sisse oma enda kätega ehitatud majja. Ma olin lõpetanud esimese kursuse õigusteadust spetsialiseerumisega tollindusele, sest et ma töötasin tollis. Alustasin sealt sekretärina ja lõpetasin kontrollgrupi juhina. Et selline hea jurist karjerist, nagu ma olin. Lapsed olid sellised 3:30 ja 8 oma vanuselt. Ja siis järsku ühel hetkel kuidagi nagu tervis ei pea enam. Kõhuvalud, väsimus ja läbi siis erinevate eksirännakute, erinevate arstide ja tõkestuste ja takistuste vahel siis jõudsin diagnoosini. Mul oli non-Hodgkini Burkitti lümfoom 4A staadium. Mis tähendab siis seda, et oli juba kõrvalorganites, aga veel ei olnud suuri sümptomeid. Aga mis siis edasi sai? Et see diagnoos, me teame kõik seda, et selle lümfoomi ravi on vist hästi pikk, on ju. Et räägi meile natuke sellest oma teekonnast. Et esimene etapp sellest lümfoomi ravist tegelikult pidigi olema ainult 6 ravikuuri, aga see ravikuur kestis nädal aega haiglas, siis keemiaravi, siis paar päeva sain olla kodus ja siis nädal aega olin haiglas isolaatoris sellepärast, et kõik rakud olid nulli läinud ja immuunsus oli täiesti puudulik. Sest see oli periood, kus iga tolmurull võis tekitada infektsiooni ja tekitas ka. Siin mitte ühtegi korda tegelikult ei möödunud ilma. Sinna 6 kuu sisse mahtus veel 2 operatsiooni. Nende metastaaside jaoks siis? Jah, et seda lümfoomi kollet välja lõigata. Ja kahjuks viimasel operatsioonil, mis oleks siis pidanud olemagi see, kus tõmmatakse joon alla, surutakse kätt ja saadetakse ilusti tööellu tagasi, olid ikkagi mingid rakud veel varjudega. Ja siis tuli hakata mõtlema, et mis edasi. Ja tollel ajal ei olnud see ravi ja teadmine tegelikult Burkitti lümfoomi ravist niivõrd heal tasemel, et kui täna kogutakse tüvirakud enne suuri keemiaravide algusi, siis minul üritati pärast ja see ei õnnestunud. Ja see oli jälle üks selline
madalseisu koht, et ei tea, kas ja kuidas edasi. Ja siis tehti veel üks selline kardinaalne või radikaalne otsus kõik tühjaks lõigata, mis lõigata andis, naissuguorganite eemaldamist, pean silmas. Ja siis jäin ootama, sest tegelikult tolleks hetkeks olid kõik muud raviviisid juba ammendanud. Oodanud olen 24 aastat, hästi läks. See oli nüüd hea bentsi, on ju. Aga kui sa mõtled tagasi, sellest on 24 aastat möödas, kui eredalt sa mäletad võib-olla neid emotsioone, tundeid, mis sinus selle teekonna jooksul kuidagi läbi käisid noore inimesena, et on need kuidagi tuhmunud ajas või on sul mingid momendid kuidagi väga eredalt meeles või kas see saadab sind kuidagi siiamaani? Kindlasti on mingid suuremad kogemused tuhmunud, aga ega selliseid eredamaid kriisisituatsioone või hetki mäletad ikka. Mul on siiamaani minnes Ravitänava ITK peahoonesse, ma tean, kus oli see auto meil pargitud, kuhu ma tormasin värskelt diagnoosi saanuna ja lihtsalt röökisin nutta, nii et abikaasa ei saanud mitte midagi aru, sest tema viis ju mind tegelikult niiti välja võtma pärast oppi. Ja mul on meeles need Hiiu metsad, kus ma mõnikord 2 keemiaravi statiivi korraga käes jalutasin lihtsalt, sest et ma tahtsin saada palatist välja. Ja seal oli see võimalus. Ma arvan, et see oli ka üks minu sellise hea ravivastuse võti selles mõttes, et ma sain liikuda, ma sain olla õues. Mul on väga hästi meeles see telefonikõne, kui mu 3:30 mulle helistas. Meil oli iga päev olid pikad telefonikõned haiglaga. Ja 3:30 siis ütles, et emme, et ma täna olin lasteaias hea laps. Kas sa nüüd tuled koju? Et see süütunne, mis oli lastes, et mina olen kodust ära, mina olen eemal. Ja kahtlemata muidugi ka kõik need tagasilöögikorrad, kus ikkagi oli jälle vaja tõdeda, et ei lõppenud see võitlus veel, hakkame jälle midagi muud välja mõtlema. Aga kuidas tol ajal oligi nii-öelda siis tugivõrgustik su ümber? Kes olid need või kas ja kui palju sa vajasid sellist nii-öelda tuge? Eks ma kindlasti vajasin. Kui mõelda formaalsest võrgustikust, siis Hiiu onkoloogiakeskuses tollel ajal oli pool ametikohta sotsiaaltöötajat ja see oli kogu tugi. Ei olnud psühholooge, hingehoidjaid? Ei olnud kogemusnõustamist, ei olnud seda palliatiivset käsitlust. Paar aastat varem oli küll Pille Sillaste ja Mare Kolk alustanud juba valuravi kui termini kasutusele võttu, eks ju. Aga sellist palliatiivset käsitlust ja meeskonda ei olnud. Aga mina pean tänama oma arste. Helis Pokker ja Regina Roonem, kellega ikkagi said pikad eksistentsiaalsed vestlused maha peetud ja kes esimesest hetkest alates võtsidki meid kui peret, et ei olnud Kristi Luksepp oma diagnoosiga palatist 4 voodist 2, vaid me olime pere. Tema juures said tegelikult toetatud mu abikaasa, mu ema, kõik, kes tahtsid infot saada ja küsida. Mul oli imeline õde Liina, kes oli minu tugiisik. Ma tean, et aegu tagasi ta oli PERH-i päevaravis. Ma tõesti ei tea, kus ta praegu on. Liinadega vist on mingi imeline lugu, sest et minu nii-öelda õdede majakas on ka, kannab nime Liina, mis imeline inimene. Äkki on sama? Äkki on sama. Erinevad haiglad kahjuks just. Ja tegelikult ega see minu perekond ju samamoodi oli mul toeks ja ümber. Ja mul olid paar sõpra, kes käisid iga päev, kui ma olin haiglast kodus, õhtuti pärast oma tööd ja me mängisime lauamänge. Nad lihtsalt ei lasknud mul auku kukkuda. Aga kui oluliseks sa pead nüüd oma isikliku kogemuse baasil ja kõigele sellele järgneva baasil, millest me jõuame täna ka rääkida, seda vaimse tervise tuge, seda, et sa ei lange depressiooni, et sa ei jää üksi isoleerituna oma muredega. Kui suur osa see on tegelikult sellest ravitulemusest sinu enda nagu nägemuses?
et on ju ka teaduslikult tõestatud seda, et toetatud vaimne tervis on sellel teekonnal hästi oluline ja tõesti ravivastusele mõjub positiivselt. Ma isegi tegelikult otsisin numbreid selle kohta just eile. Ja kuni 80%, 60–80% äkki oli see, patsientidest vähidiagnoosiga kogeb raskeid vaimse tervise väljakutseid, ärevust, depressiooni, et see on hästi valdav ikkagi, nii et sellega tegelemine on oluline. Ja mis mulle veel sealt silma jäi, on tegelikult see, et meil Eestis üleüldiselt ju praegu on selline vaimse tervise spetsialistide kriis, et selle vaimse tervise abi kättesaadavus, rääkimata siis onkoloogia alasest sellisest spetsialiseeritud ravist vaimsele tervisele, siis lihtsalt üks huvitav fakt jälle teadusuuringute põhjal, mis on siis peer-to-peer support, kaasteeliste või kogemuspõhine tugi erinevates formaatides. Tegelikult teadusuuringute põhjal kuni 60% vähendab vaimse tervise väljakutseid või selle mõju, et ma ei oleks arvanud, et see osa ka tegelikult mängib nii olulist rolli lisaks sellisele kliinilisele psühholoogiale ja hingehoiule, et lihtsalt sükke tore fakt siia juurde. Katri Aaslav ju Tepandi ütles tegelikult nii-öelda siis sellise kaasteelise toe ja kogukonna toe kohta nii ilusa tõdemuse, et tegelikult see on asendamatu palliatiivi osa. Just. Et me kuidagi ühiskonnas, ma arvan, et meil läheb sellega natuke veel aega, aga ilmselgelt on tegemist täiesti asendamatu toega. Nii et kui siin kaasteeliste toest rääkida, et kuidas sul sellega oli ja sealt hakkasid arenema ju ka igasugused... Jah, kas sul oli ka oma onkosemu? Jaa, minu onkosemu, kellega me saime tuttavaks Hiiu onkoloogiakeskuse keemiaravi osakonnas kaheses isolatsioonipalatis, oli Kristi. Tema kahjuks on tänaseks juba pilvepiiril, aga tema oli üks nendest, kellega me koos hakkasime siis noorte tööealiste inimeste asju ajama. Sest tõsi ta on, et see teise inimese tugi on hindamatu väärtusega, sest eks me kõik ju tegelikult vähihaiguse diagnoosi saades oleme sisenenud kriisi. Ja kui kriisis inimene reeglina tunneb, olles niimoodi natuke tunnelnägemises, tunnebki, et on üksi seal, siis selle teise inimese või kaasteelise või onkosemu või kogukonna tugi võib natukene aidata seda tunnelit nagu avardada ja näidata seda, et tegelikult on võimalik ka, ütleme, diagnoosiga edasi elada ja raviga toime tulla, eks ju, et see on hästi oluline osa. Kristi, aga mina kaevusin natuke Google'is. Kaevusid, jah? Kaevusin. Selle on väga hea sõna, väga selles mõttes sobib siia konteksti tegelikult ime hästi. Ja ma leidsin ühe, see oli vist siis nüüd 2005 salvestatud Puutepunkti saate, kus sa käisid rääkimas küll 2002. aastal filmitud saatesarjast Vähkivi all, kus oli eraldi sinuga saade, seda ma kahjuks ei leidnud. Aga see Puutepunkti saade sinuga oli minu jaoks, ma ei tea, see pani mulle nagu mingisuguse ilusa pusletüki veel nagu kuhugi paika. Esiteks juba see, et see sama kontrast, milline oli ikkagi 20 aastat tagasi meditsiini, mis meil täna on, juba need samad ka sellised haiglakoridorid, mis ta praegu on ju, ja teisalt sa kuidagi tõusid minu jaoks nagu kuidagi kuskile kõrgustesse, sellepärast et 20 aastat tagasi rääkida telekaamerate ees, pearätt peas, nii avatult vähist, siis ma kujutan ette, et sa olid ikkagi oma aja sükene rebel unicorn nagu. Ja teine teema oli see, et mind jäi kõnetama üks sinu mõte või selline fraas, mis sa välja ütlesid. Ma enam täpselt sõnastust ei mäleta, aga sa rääkisid sellest, et mitte rääkida nii-öelda vähi kontekstis siis ainult see, et me räägime ainult neid edulugusid või mitte see, et me räägime ainult neid nii-öelda surmaga lõppevaid lugusid,
vaid tegelikult Kristi oli juba see, kes rääkis tol ajal elamisest vähiga. Ja kui ma seda vaatasin, siis mul oli nagu mingi selline siuke mõnus keha reageerimine, et mul kuidagi tunnen isegi praegu tema mingi emotsiooni ülesse, et tegelikult me inimestena ju vajame seda, olenemata sellest, kas see on 20 aastat tagasi, 60 aastat tagasi, 2 aastat tagasi, et tegelikult meie baasvajadused on tegelikult ühed ja samad. Et räägi oma sellest, kuidagi sellest mõttest, just seesama see elust vähiga. Et kuidas sa ikkagi juba tol ajal või kuidas leidsid selle julguse, et nii avatult rääkida? Tead, ega seda üksinda ma ei oleks leidnudki ju. Aga seda saadet tegi imearmas Anne Lill, kes lihtsalt inimesena suutiski mind ära rääkida, et tule ja räägi ja jaga. Ja nii nagu ka teie ise ühes siin podcastis olete öelnud, et ega inimesed ümber mõnikord ei mõista, et miks sa räägid sellest avatult või miks sa tahad nüüd mingid 15 minutit kuulsust saada, eks ju, siis juba tol ajal mina mõtlesin nii, et kui minu kogemusest on kas või ühel inimesel kasu, siis on need vaevused ja kannatused selle raviga ennast ära tasunud. Ma tahaks loota, et mõnel inimesel on olnud kasu. Jah, sest vaata, muidu me oleme seda ka nii palju arutanud, et ja mis tegelikult sellest samast sinu saatest ka välja tuli, et see ongi see, et kuhu see ühiskond meid nagu sunnib, on ju, et ta sunnib meid natuke nagu sinna ohvristaatusesse, et võib-olla me räägimegi ainult sellest raskest valdkonnast, rasketest lõppudest või siis räägime ainult positiivses võtmes. Jah, teeb kangelased meist. Just, ja teine teema. Vahele jääb väga palju nagu terve, ruumi, just. Millest me ei räägi. Ja teine teema on see, et võib-olla hästi palju olema kohanud ka seda, et juletakse vähist rääkida siis, kui kõik on nii-öelda läbi, aga sind vaadates seal, ma räägin 20 aastat tagasi, selle sama pearätiga rääkimas, et ma saan aru, et kõigil ei ole seda ja me ei peagi kõik jagama oma mingeid väga selliseid kriisikeeristes käivaid hetki, aga lihtsalt kuidagi see, kui inimene tuleb otse kogemuse seest rääkima seda, mis siis ikkagi parasjagu toimub, siis see on tohutu väärtus. Ja aitäh, Kristi, sulle selle eest. Aitäh sulle, et sa selle üles kaevasid, mind rännakule viisid. Ja nüüd kaevasid. Seal sa tegelikult ju rääkisid ka sellest, samast olite äsja loond selle, ma mäletan, et sa ütlesid seal saates, et meil on juba 90 liiget ja ma ei tea, mitu postitus oli ikkagi juba tuhandetes vist, nagu ma aru saan. Aga räägi vähifoorumist Kaev, mis tegelikult oli ju tolle võimaluste platvormil loodud onkoloogika. Just. Meie eelkäijaks väga selgelt legacy hakkab sealt tegelikult. Et kuidas see sündis, kes suga kaasa tulid ja kuidas te ikkagi tundsid, et nüüd on vaja midagi sellist teha? No see oli meie enda täitmata vajadus. Et noored või ka tööealised, mitte nii väga noored, ikkagi juba kasutasid internetti päris palju, otsisid ja vajasid ka anonüümselt, sest et vähk ikkagi oli ju tabu, nagu sa ise ka ütled, et sa julgus minna kaamera ette rääkima, tegelikult inimesed ei julenud ka oma kollektiivides rääkida, oma sõpradele rääkida, et see võimalus anonüümselt nõu küsida, oma muresid jagada, oli see, mida meie ise ka otsisime. Ja kuidas see foorum loodi või kuidas see esimene platvorm tekkis, ma tänan oma väikest venda, kes kinkis selle mulle sünnipäevaks. ja vedame me hakkasimegi teda tegelikult kolmekesi alguses. Olin mina, oli Kristi, minu kaasteeline, ja oli Läänemaa vähiühingu juht Tiia. Kolmekesi me siis seda arendasime. Ma arvan, et see on nii oluline verstapoist kuidagi vähikogukondade ajaloos, et siin võib-olla peaks isegi koos perekonnanimedega need inimesed ära mainima. Aha, just. Austust avaldama selle eest. Just, et Kristi Hännikäinen ja Tiia Treimann-Tihvert. Aitäh teile ka Pilvepiirile ja Läänemaile. Just.
aga ega selle foorumiga meil alati kõik hästi läinud, et mõned aastad me tegutsesime, käisime raamatukogudes teadusartiklite põhjal kokku kirjutamas juhiseid, kuidas mingite ravi kõrvaltoimetega toime tulla, kuidas positiivsust säilitada, kogusime sellised nagu teadmuspanga sinna ümber. Ja siis kahjuks sattus häkkerite rünnaku alla ja me kaotasime kõik, mis me teinud olime. Ja sealt edasi mõnda aega me kogusime ennast kokku, lakkusime oma haavu ja tulime uuesti. Aga sellist võimekust meil enam ikkagi enese ressursside näol siis ei olnud, et teda nii võimsaks kasvatada. Kuigi jah, tippajal meil oli ikkagi üle 1000 registreeritud kasutaja, rääkimata siis nendest, kes käisid ka niisama lugemas foorumit. Ainult üks neist, ma veel jõudsin. Kui mina oma diagnoosi sain, siis ma ikkagi kolasin seal ka päris palju ringi, sest oli veel lahti. Nii et mina mäletan neid aegu veel. Aga selle kaevufoorumi ümber, te tegite ju tegelikult ka veel muid tegevusi, et see ei jäänud ju ainult sellesse nagu foorumi digitaalsesse keskkonda, vaid sealt arenes ka igasuguseid uusi toetavaid suundi, et räägi nendest ka natukene, mis mingid eredamad asjad on, mis meelde on jäänud? Jaa, absoluutselt, et kas või juba selle vähiühing kaev saamislugu, kus see nimi on tulnud? Just. Kaev, Väike prints, kus läheb nüüd on täiesti kust tuleb tsitaat, et kõrbe teeb ilusaks see, et kusagil varjab ta kaevu. Ja me mõtlesimegi, et äkki siis see meie ühing, see väike rakuke võikski olla see kaev, mis selle onkoloogika või onkoloogia kõrbe siis kuidagi moodigi talutavaks või ilusaks teeb. Et sealt tuli see nimi. Ja tegelikult selle pundiga me ka alustasime kogemusnõustamistega Hiiu onkoloogiakeskuses siis teabetoas. Esialgu me tegimegi seda vabatahtlikult töö kõrvalt, kolmapäeva õhtuti, siis kui polikliinik oli juba kinni, väga palju meid üles ei leitud, aga mõni inimene ikkagi haigla poolelt tuli. Ja me tegime ka igasuguseid muid toredaid asju, näiteks me käisime külas ja meil käisid külas Soome ühe tööealiste patsientide vähiühing ja tegelikult sellise väikese mõtte või võttegrupiga võtame me siiamaani, et aeg-ajalt selliseid ühiseid olemisi, kohtumisi, koolitusi, arengut, kõike sellist, mis meid toetab. Ja seepärast ma ütlengi, et kui oluline on tegelikult ka teada seda, mis on Eestis juba selles valdkonnas varem tehtud, sest kõiki jalgrattaid ei pea ju ka ise leiutama, et miks ma ka ütlen, et minu meelest meil on üleüldiselt patsiendi ühiskonnas või selles valdkonnas vähi kontekstist on renessanss. Mitte, et me leiutame midagi täiesti uut, vaid tegelikult see, kuhu me praegu ka liigume ja kuhu me oleme juba jõudnud, see tegelikult on, ma arvan, taas leitud vana ja selle nüüd uutel viisidel käivitamine. Et mul on nii tohutult hea meel lihtsalt, et see legacy on nagu sinu näol meiega ka selle onkoloogika tegemiste juures kaasas, et kui ma esimest korda kuulsin sellest, et on olemas olnud selline asi kaevu näol ja see foorum ja kõik need teemad, et see oli nagu minu jaoks nagu täielik selline ma ei tea, mis hetk kuidagi, et nagu mingi oma DNA leidmine. Sa saadki aru, et tegelikult alati on olnud mingisugused kohad, kuhu minna. Tulevikus natukene võib-olla oma mõtetega olevad inimesed, kes ongi oma ajast ees ja rajavad seda teed, et sina kahtlemata oled olnud omas ajas üks nendest. Aga ühel hetkel sai see kaevutee sellisel kujul läbi. Ja kas sina läksid siis tolliametnikuks? Mis sinust sai? Mina olin tolliametnik juba tegelikult enne haigust. Lihtsalt tolliametnikuna ma väga palju aega pärast haigust ei soovinud jätkata, sest juba tollis töötamise ajal ma küll lõpetasin ära selle õigusteaduse eriala, mõnda aega töötasin, aga kuidagi nagu kripeldas. Tahtsin nagu midagi teha, midagi paremini teha, kogemusnõustamised juba käisid ja sealt tekkiski see mõte, et kuidas parem olla selles nõustamises. Ja ma läksin õppima sotsiaaltööd.
mitte selleks, et sotsiaaltöötajana tööle minna tol ajal ma mõtlesin, vaid lihtsalt tõesti selleks, et mitte klienti või patsienti kahjustada ja ka ennast osata hoida, et saada need nõustamistehnikad, saada see nõustamisjulgus. Aga never say never, eks ju, sotsiaaltöötajana mina ikkagi Põhja-Eesti Regionaalhaigla palliatiivravi esimeses projektimeeskonnas aastal 2011 maandusin. Seda palliatiivravi arengut olen nüüdseks siis juba 14 aastat lükanud siia ja sinna poolde. Kus me täna oleme? Palliatiivravi arenguga oleme me, ütleme nii, et me veel ei ole roomama hakanud. Et selline põlvedele tahaks nagu juba tõugata, aga veel ei ole minema hakanud. Käisin aasta tagasi jaanuaris Belgias, kus Artevelde ülikoolis, kus siis üle Euroopa ja ka mujalt maailmast, Jaapanist näiteks, oli kokku toodud palliatiivravi spetsialistid selliseks nädalaseks põhjalikuks praktiliseks väljaõppeks ja seal tõdeti seda, et see Artevelde ülikoolis on ligi 40 aastat seda palliatiivravi üritatud arendada, aga päriselt on tema käima läinud alates alles 2002, et ma arvan, et meie oleme kuskil seal, kus Belgia oli ennem aastat 2002. Pikk tee on veel minna. Millest sa unistad selles kontekstis, kuna tõesti see palliatiivravi ja kogu see psühhosotsiaalne tugi ja just see, et see ei ole lisa, vaid see on osa sellest ravist, mis meil aitab elus püsida ja elada võimalikult kvaliteetset elu. Et kui sa mõtled, mis see ideaalne olukord võiks olla või ideaali lähedanegi, siis kuhu me võiksime jõuda, milline oleks patsiendi kogemus sellises olukorras? No minu nägemus on see, et olenemata sellest, milline raske diagnoos sul on või millise raske haigusega sa pead elama, siis palliatiivne käsitlus peaks algama sellest hetkest, kui inimene võtab telefonitoru ja helistab perearstikeskusesse esimeste kaebustega. Ehk et ja ta peaks kaasas käima mitte ainult kuni surmani, vaid ka surmajärgselt lähedastega. Ja olema ka võimalikult kodulähedane, et kahtlemata peavad olema vähikeskustes palliatiivravi voodikohad, osakonnad, teadmus, meeskonnad, kes siis konsulteerivad üle haigla, et ei pea olema see, et palliatiivravi osutatakse ainult onkohematoloogia kliinikus, kindlal voodikohal, vaid näiteks kui pulmonoloogia osakonnas on inimene, kes raske dementsusega on saanud kopsupõletikku ja hakkab seal surema, et ka sinna tegelikult peaks palliatiivravi laienema. Ja ta peaks olema kättesaadav ikkagi elementaarse osana. Ja just kõikidele. Mitte ainult siis surmatoetamise kontekstis, et tihti me ikkagi paneme kohe selle palliatiivi sellesse potti, kus on see, et enam midagi teha ei saa ja kui on sõna palliatiiv, siis tähendab, et sa nüüd oled kohe minekul, kuigi ka see on osa sellest palliatiivravi ju tervikust. Aga nagu sa ütlesid, et siis esimeste kaebuste juures juba tegelikult palliatiivravi mängib rolli ja need erinevad teenused ja toetus on ju. Ma olen selle peale palju mõelnud viimasel ajal. Ja just neid erinevaid uuringuid ja andmeid otsides ka psühhosotsiaalse toe mõistes ja palliatiivravi osas, siis mulle tundub see nagu nii ilus ja loogiline tervik kuidagi, mida me võiksime ka suuta kommunikeerida, et on see meeskond, kes sul on palliatiivravis haiglates koha peal, siis ongi sellest väga oluline osa, nagu sa Pille ütlesid, on see kogukonna tugi läbi nõustamiste, kuuluvustunde, erinevate formaatide, mis sulle tuge pakuvad ja hingehoid on tegelikult ju osa sellest palliatiivravi meeskonnast, on ju, et see ei pea olema jälle see, et iga haigla ainult üksinda selle kuskil ära lahendab ja paneb kokku oma tiimi ja oma ruumid ja kõik asjad, vaid tegelikult see võrgustik on nii palju laiem. Et mis osad meil täna sellest võrgustikust Eestis hetkel siis kaetud on või nagu me suudame pakkuda valuravi, on ju, et kui Pille Sillaste ja kes siin olid sellega juba ammu tegelema hakkasid. Mis on täna veel selles valdkonnas meil tugevused ja kus on suurimad väljakutsed? Kindlasti hästi heal tasemel on meil nii palju, kus on võimalik, on hingehoid. Et Katri Aaslav-Tepandi nimi juba käis läbi, et see on ikkagi tema poolt väga suur töö tehtud, et hingehoid on kättesaadav ja
ikkagi tegelikult inimesed teavad ka juba, et hingehoid ei tähenda ilmtingimata kristlaseks kuulutamist või seda, et sulle tullakse sind pöörama, eks ju, või ainult surivoodil. Et see hingehoid on hästi oluline selles. Ja kui me üldse nagu räägime, mis on palliatiivravi, need tugisambad, eks ju, need on ju holistilise inimkäsitluse 4 faktorit. Et meil on füüsilised vajadused, ehk et nagu sa ütlesid, valuravi, aga sinna alla kuulub ka toit, liikumine, uni, kõik see, mis toetab, eks ju, meie füüsist. Meil on sotsiaalsed vajadused, ehk et meil on vaja kogukonda, meil on vaja perekonda, meil on vaja lähedasi, meil on eksistentsiaalsed vajadused, ehk et hingehoid, ja meil on emotsionaalsed vajadused, ehk et siis psühholoogi tugi tegelikult hästi oluline, eriti onkos, kus asi ju hakkabki tegelikult suure kriisiga, eks. Et oleks igal arstil, igal õel kas või see psühholoogilise esmaabi andmise võimekus diagnoosi saamise hetkel, eks. Ja siin me jõuame jälle kuidagi selleni, et kui me räägime vähiravist või sellest, et inimesel on vähk, siis enamasti see jutt ikkagi igal pool käib ümber selle, et mis on meie innovaatilised ravivõimalused selle konkreetse tuumori või hematoloogilise haiguse siis raviks ja sellest lahti saamiseks. Aga ma nagu nii väga unistan sellest, et selle nagu võrdväärne osa oleks see, et ka see vaimne tervis seal juures oleks täpselt sama tugevalt pildis, sest see mõjutab seda ravitulemust ju ikkagi väga olulisel määral. Me tegelikult näeme ju päris palju ka seda, kus meditsiin võtab ravida selle nii-öelda siis selle kolde seal kehas, aga inimene vaimselt on lakanud elamast. Ehk siis tegelikult tal on see kokkukukkumine vaimselt on nii suur, et tegelikult kõik on justkui nagu ära lõigatud. Ükskõik kui hea ravi sa tegelikult lõpuks saad selle tuumori põhiselt, siis kui see vaimne tervis seal taga ei tule järele või see elutahe, et siis teinekord ei ole sellest väga palju tolku. Aga Kristi, sul kasvas välja, sul on selline ettevõtlussuund nagu koduhospiits. Räägi sellest natukene, räägi oma igapäeva praegu tööst. Jaa, et koduhospiits tegelikult mõttena kasvas välja juba sellest ajast, kui ma regionaalhaiglas töötasin, sest absoluutselt kõik vestlused, mis oli vaja pidada peredega, kus teekond oli ikkagi surma poole, algasid küsimusega pere poolt, et aga kes ja kuidas mind aitaks kodus. Ja ei ole sellist kompleksset teenust olnud pakkuda. Meil on küll koduõed, kes teevad ära oma meditsiinilised protseduurid. Ütleme siis tõmbekeskustes on nad väga kergesti perearsti või eriarsti saatekirjaga kättesaadavad. Aga jällegi maakondades, väiksemates kohtades ei pruugi olla koduõega kaetud piirkond. Siis teisest küljest on meil sotsiaalhoolekanne, kus on võimalik siis koduteenust, isikuabiteenust mingil määral, mingis mahus saada. Aga sellist kompleksset lähenemist, mis võtaks arvesse kõiki selle perekonna ja selle inimese siis vajadusi, seda ei olnud. Ja see oli midagi, mida ma tahtsin luua. Vaata, mul tuleb kohe siin jälle see meie saade Jane'iga meelde. Kui Jane tegelikult ütles, et surmast, kui me räägime nüüd sellest konkreetsest ju hospiitsist, juba see sõna koduhospiits, mul kuidagi tekib siuke soe tunne, on ju. Et surmast on nii-öelda siis kogukonna sündmusest on saanud meditsiinisündmus, et eks ta on selles mõttes, et see meditsiinisuund peab ju kindlasti jääma ja see on väga ju tegelikult ju hull hüppeline areng, et praegu on hospiits, on riigi rahastuses, on ju. Aga teisalt jälle meil ei ole kodus üldse vist, mis need ahtakesed, need on vist täitsa olematud võimalused või kuidas see üleüldse see kodune õe teema, kuidas see rahastatud on, et nagu ma tean, et Viljandi haigla piloteeris koduhospiitsi teenust ka, aga et kuhu nad sellega jõudnud on, ma jään vastuse võlgu. Nüüd koduõde kui selline Tervisekassas kindlustatud inimesele, tema visiidid on tasuta. Saatekirja alusel on võimalik koduõendusteenust saada.
hospiitsteenus, koduhospiitsteenus, kahjuks selles samas töögrupis, kus haigla hospiitsteenuse rahastuse mudelid välja töötasime, seal kõlapinda ei leidnud, et hetkel on see puhtalt perede enda rahastada. Kuid siin on ka alati nagu see küsimus, et kuidas see rahastus tekib või kuidas see teenuse hind tekib. Ma ei ole ärinaine. Ma üritan alati teha võimalikult lühikese ajaga võimalikult palju ära ja meie meeskond tegelikult nii ongi üles ehitatud. Ja summa summarum, mida varem tegelikult teenusele tulla, seda väiksem on päriselt elu lõpus teenuse tundide vajadus. Ehk et kui me saame ette valmistada järgmise etapi turvabaas, mõnikord kas või juba see teadmine, et mul on see telefoninumber, kuhu helistada, annab selle julguse perel toime tulla. Või kas või see, et ma õpetan peredele ja lähedastele, millised on need surmaga kaasnevad siis sellised seisundid või sümptomid, mis ei pruugi tekitada sellisel juhul enam perele hirmu, kui need käes on. Sest nad teavad, et see on nii, see käib siia juurde, see on normaalne, see ei tee talle haiget ja ta võib-olla väldib kiirabi kutsumist. Sellest on meil minu meelest nagu tohutu põud. Esiteks on juba see, et meil võib-olla selle sama aktsepteerimisega on hästi keeruline, meil ei ole seda võib-olla piisavat tuge kõrval, eks ju, kogu nii-öelda lähiringil. Ja teine teema ongi see, et mina oma vanaisa pealt nägin kõik selle protsessi ilusti lõpuni ära. Ma läksin hästi usalduses, kuigi tegelikult ka mul ei olnud ka enam aimu, mis need etapid ikkagi on ja ega me klassikaliselt ju kuuleme ikkagi seda, kuidas sellele lahkujale vägisi seda toitu sinna suhu sunnitakse ja kuidas ikkagi puustig ülesse ja aga tegelikult teeb see hoopis veel suurema karuteene, et jaa, absoluutselt, et nii nagu surmast on saanud meditsiinisündmus, mitte kogukonnasündmus, nagu Jane ka ju ütles, nii tegelikult väga sageli surma käsitletakse ka meditsiinilise ebaõnnestumisele. Et inimest ei õnnestunudki nüüd päästa. Et siinkohal mulle väga meeldib Cicely Saundersi tsitaat, et we can't always cure, but we can care. Me ei saa alati haigust ravida, aga me saame hoolida inimesest. Et see perekonna ja surija toetamine ja seeläbi nendest hoolimine on tegelikult kogukonna ülesanne. Tegelikult nii ilusasti Mariken Ross, kes meil ju ka siin ühes varasemas saates külas käis, hematoloog, ütles minu meelest ka selle sama mõtte, et teda see onkoloogi töö või hematoloogi töö ja töö ka väga tihedas surmaga kokkupuutes ei tundunud nagu, see ei hirmutanud teda, sest tema põhimõte oli see sama, et isegi kui ma ei saa ravida, siis ma saan vähemalt hoolida ja olemas olla ja see on minu meelest, see on, ma ei tea, seal peaks graveerima kuskil, et see on nagu nii ilus mõte. Jah, no ega see sama tegelikult läheb sinna lähedussuhetesse ka, et okei, seal me ei räägi ravist, aga et ükskõik kui raske see on, vaata, et kui need hirmud ikkagi nagu lasta maha kukutada ja üksteisest lihtsalt lõpuni hoolida. Ma vaatasin, ma hüppan täiesti huvitavasse kohta muidugi, ma vaatasin hiljuti ära ühe sarja Netflixis, The Big Sea, see on küll vist aasta 2013 sari ja väga palju küsitavusi oli selles sarjas, sest seal kogu aeg joodi veini väga palju ohjeldamatult. Võib-olla sellepärast see patsient lõpuks ära surigi, ma ei tea. Aga okei, nüüd ma spoiler ka veel, sarja lõpp oli ka nüüd välja öeldud, aga seal kuidagi alguses, kui ma hakkasin seda vaatama, siis see tundus nagu siuke väga nagu utreeritud või nagu siuke vilets sari, et et kes see nii käitub. Aga mida kaugemale see teekond kuidagi nagu selle patsiendiga ka seal jõudis, see oli 4 hooaega melanoomi 4 staadium, kuni siis viimase hooajani, kus ta lõpuks otsustas, et ta enam ei taha ravida, sest et see ainult pikendab agooniat ja ta oli valmis minema. Et aga kogu see viimane hooaeg ma iga kord lihtsalt ohjeldamatult seda vaadates nutsin, ma elasin nagu enda sees mingeid emotsioone läbi, siis ma mõtlesin selle peale, et miks ma seda teen endale, on ju. Et nagu, kui ma seda ei vaataks, siis mul ei oleks praegu neid emotsioone ja teistpidi samas ma jälle sain aru, et aga see, et ma saan seda jälle läbi süntaasida, et see annab mulle jälle nagu mingid kihid kuidagi juurde, et ma mõtlen selle teema peale ja siis mul on lihtsam tulla selle kõigega toime.
ja seal oli ka see, et ta lõpuks põgenes justkui kodust nagu hospiitsi, sest ta ei tahtnud, et tema kodu oleks see koht, mis jääb inimestele meelde sellena, et ta suri seal, et ta poeg mäletab seda, et siin suri mu ema ja ta läks hospiitsi, aga lõpuks ta oli väga pikk jutt nüüd, aga et ta pidas selle maksimumaja selles süsteemis vastu, et ta ei surnud ära piisavalt kiiresti, et ta pidi sealt hospiitsist ära tulema. Ja siis ta lõpuks ikkagi jõudis koju. Ja sealt tulid nagu nii ilusti need samad ka perekonna hirmud, et ma ei saa temaga hakkama, et kas ma oskan tema eest piisavalt hästi hoolitseda, mis siis on, et kui ma ei tea, jätan ta unarusse kogemata või noh, nagu kogu see lugu sellest koduhospiitsist sai ka kuidagi nagu need emotsioonid ja tunded seal ümber minu jaoks kuidagi selgemaks, et lõpuks see naine suri kodus, see oli väga rahulik minek ja ma räägin sellest nii pikalt lihtsalt sellepärast, et võib-olla kedagi teist see sari võiks ka kuidagi toetada, seda oli huvitav vaadata, see oli lõbus, aga seal oli nii palju ka sügavamaid kihte, pluss just see nagu lõpu ja hospiitsi teema tuli seal nagu väga lihtsalt inimese jaoks minu meelest välja. Et ma täitsa mõtlesin seda sarja vaadates ka sinu peale ja ka meie selle koduhospiitsi peale, et seal lõpus oli see sama ka surmatoetaja või koduhospiitsi õde, kes tema juures käis ja ma kujutasin täitsa ette, et Kristi teeb midagi sarnast ja kui ilus see tegelikult oli, millise nagu rahuga ta suhtus sellesse olukorda, kus see patsient oli ja kui palju tegelikult sellest oli abi ka sellele minejale. Nii et selline tore kultuuriline kõrvalpõige, kes Netflixi vaatavad, siis ärge sellest võib-olla alkoholi osas päris inspireeruge, aga seal oli palju toredaid äratundmisi. Vot, kui palju sina, ma korra hüppan nüüd täitsa veel kolmandasse kohta, kui palju sina üldse oled oma kogu selle vähiteekonna jooksul, ma ei tea, lugenud erinevaid raamatuid, vaadanud mingeid filme, mulle tundub, et mina olen kuidagi otsinud neid, et see on pannud mind võib-olla natukene sellise teistsuguse nurga alt ka neid teiste inimeste lugusid nägema. Või üldse tol ajal? Kas üldse oli kätte saada? Võimalused olid infoks? just selliseks kogemuslikuks infoks, et täna meil ongi filme, raamatuid, igasugu asju. Kust siis tuli see tunnetus, et kuidas? Ei tulnudki, ei osanudki leida, ma arvan. Ei olnud Esteri e-kataloogi, kust raamatuid otsida. Noh, mis telekast tuli, see tuli, Netflixi ei olnud. No, tegelikult ei... Kobad pimeduses. Kobadki pimeduses, just. Et tunnedki, et sa oled üksi selles asjas. Ja kui juures ikkagi on väga palju inimesi ju ka täna, kes sõltumata sellest, et meil on kõik need vahendid olemas, kes jätkuvalt on ikkagi veel selles pimeduses, sest nad kas ei oska neid asju leida, ei oska võib-olla ka näha seda, et see võiks olla abiks ja toeks, et selleni üldse jõuda, et äkki see teiste kogemus võiks mind päriselt aidata. Et siin on ka, ma olen kuulnud päris palju jälle mingit stigmatiseerimist, et noh, mis kogu aeg kaevata nendes nagu teiste lugudes ja et siis kogu aeg on sul meeles see vähk ja et pigem jälle nagu pakime selle kuhugi ära ja nagu et jah. No eks see on hästi jälle tuleb tagasi selle perioodi juurde, kus see inimene on oma diagnoosi saanud, et kas ta on saanud niimoodi selle diagnoosi, et ta on jooksnud metsa. Kui suur trauma seal all on? Või on talle osutatud psühholoogilist esmaabi, mis natukene pehmendab seda šoki reaktsiooni ja ta on saanud natukene hakata sellest tunnelnägemisest välja tulema ja teiste inimeste kogemusi ligi laskma ja seda normaliseerima, sest et ega meilgi alguses oli väga palju just vaja piike murda selles osas, et noh, mis mõttes nüüd teiste kogemus, et käite seal koos ja halata ainult nüüd seda haigust, ei vastupidi, me käisime koos ja me absoluutselt haigustest ei rääkinud, eks ju. Et pigem nagu õppisimegi elama ja tegelesime igasuguste muude toredate asjadega. Näiteks rabamatkal oleme me käinud ja visioonitahvleid teinud ja igasuguseid põnevaid asju. Huvitav on, et see süke haletsus ja hala on kuidagi nagu meile mingil määral nagu pitser pandud ikkagi nagu peale. Et kuidagi, kui me räägime üldse nagu, see on ikkagi jälle meie kultuuriruumi mingi eripära, et kui me räägime elu kriisidest, keerukustest, vahet ei ole siis, mis see täpselt on, et siis me ei suuda neid nagu võtta kui elu ühte sükest paratamatut osa, mis inimteekonnal kaasas käib, vaid me hakkame ainult nägema selles kõike nagu sükest katastroofilist ja me ainult hakkame halama. Et selles mõttes see on süke hästi huvitav on ikkagi näha, et see jätkuvalt väga kõvasti tahab hoida kinni mingites aspektides.
jah, et need on need mingid nutluringid ja mina seda ei vaja ja või no nagu Onkofesti teemaga oli. Leinalaager. Leinalaager, ahah, teil on tulemas leinalaager. Aga eks see ju tegelikult meil on, et ühiskond peab olema rikas, edukas ja ilus, eks ju, keegi õnnetu kuskil ei ole ja kui siis keegi saab sellise diagnoosi, siis ta mõtlebki, et ta on üksi, sest et noh, ühiskond ju ei ole, eks ju, sotsiaalmeedias on ju kõik ainult sära ja ilu. Aga mina kipun selle kohta ütlema või inimesi lohutama, et vaadake, elu on nagu südamerütmijoon EKG joonel. Et kui ta on kriips, siis pole elu. Täpselt. Et seal ongi need allakukkumised ja allakukkumised ja ülesronimised, vahepeal mingid võnked, eks ju, siis võib-olla ka mingid vibreerimised seal, eks ju. Aga see on elu, see ongi meie elujoon. Jah, et praegu on võib-olla see sotsiaalmeedia surub kuskile mingitesse, tahame olla võib-olla keegi teine, aga vanasti oli siis see ju, et kõik, mis oli pere sees, see jäigi 4 seina vahel, on ju, et puudega inimesi meil tänaval ei olnud, rääkimata siis vähihaigeid, sest vähihaiged ju kõik surid ära, eks ju. Aga mul tuleb üks fakt veel meelde, ma olen täna väga hästi faktidega varustatud. Et äkki see oli, ma ei hakka allikat välja tooma, sest ma võib-olla valetan sellisel juhul WHO andmetel. Ühe patsiendi diagnoosi tulemusel saab mõjutada keskmiselt 5-7 lähedase elu. Psühholoogiliselt, sotsiaalselt ja teinekord väga suurel määral. Ehk siis, kui me räägime 70 000 vähipatsiendist Eestis, kes selle haigusega elavad, iga aasta 10 000 inimest saab uue diagnoosi ja see 5-7 inimest, siis circa 350 000 on neid lähedasi, kelle elu on mõjutatud vähikriisist ja tõenäoliselt on neid rohkem. Ja kui liita siia juurde ka veel need, kes on kaotanud täna oma lähedase, et see 350 000 on ainult nende inimeste ring, kelle lähedased elavad täna vähiga, siis kujutate te ette, kui suurt osa ühiskonnast tegelikult vähihaigus väga otseselt ja väga sügavalt ja kriitiliselt just eriti sellises psühhosotsiaalses aspektis puudutab, siis see on ikkagi nagu väga-väga suur teema ja seda enam see, et tegelikult lähedastele, keda on nii suur hulk, on nii vähe tugiteenuseid ja võimalusi üldse kuidagi selles olukorras toime tulla, et sina, Kristi, ka läbi selle koduhospiitsi ju tegelikult ikkagi tegeled väga palju lähedastega ja sul on ka muid tegevusi lähedaste suunal, et on sul võib-olla mingisuguseid häid nõuandeid või kuhu sa suunaksid neid lähedasi täna? Kuhu neid on üldse täna suunata peale selle, et onkoloogika kogukonnas saab ka oma mõttekaaslasi leida ja jagada? Kahtlemata üks sellist hästi toetust pakkuv võimalus on see, kui inimene saab oma lähedasega koos käia arsti juures. Et kas või juba see osa olemine, see info jagamine, see kas või seal samas arstikabinetis käest kinni hoidmine, et see kannab märksa rohkemat, kui me tegelikult oskame sõnadesse panna. Väga, väga tabavalt ütlesid, et puudutab 5-6 lähedast, eks ju, ühe inimese vähidiagnoos, siis jälle üks mõttekäik, kuna me täna nüüd rännakule oleme läinud sinna ajaloo poole, eks ju, et üks mõttekäik, mida ma hästi palju ka välja tõin, oli see, et vähk on nagu uus beebi peres, et ta ongi pereliige, ta sünnib, kõik nunnutavad ümber tema, eks ju, kõik iga päev küsitakse, kuidas läheb ja kas on ja kuidas nüüd ja kas on juba kõndima õppinud ja siis mingil hetkel nagu juba saab see laps paremini hakkama, eks ju, aga siis tuleb kohutav kahene, eks ju, et siis tuleb seal 7. eluaasta kriis ja nii edasi, kuni siis ükskord võib-olla ka pubekas, eks ju. Aga ta on pereliikmena kaasas. Ja kuigi ka meie pere praegu enam ei räägi igapäevaselt minu haigusest või diagnoosist või sellest, kust me läbi tulime, siis tegelikult on meil pereliikmena kogu aeg olnud. Ja võib-olla see omaks võtmine, et ta nüüd ongi meiega ja see ongi uus normaalsus on väga oluline, aga meil võib-olla ei ole lihtsalt väga palju neid tööriistu või hoobasid, mis inimestel aitavad sellesse kohta jõuda ja selle leppimiseni jõuda, sest jällegi see psühholoogilise toe kättesaadavuse väljakutse, sest mitte ainult ju vähiteemade ümber, vaid üleüldiselt see meie vaimse tervise kriis järjest ju süveneb, see spetsialistide puudus. Et
et ilmselt hingehoid on ka üks suund, mida võib-olla saab julgemalt kasutada, kui täna kasutatakse, sest psühholoogide juurde ju lähedased täna kuidagi saatekirjaga otseselt minu teada ei saa. Et oli aeg, kus Põhja-Eesti Regionaalhaigla palliatiivravimeeskond küll lähedased võttis vastu, nii sotsiaaltöötaja kui psühholoog. Ja hingehoiu kasutamises me ikkagi oleme selles tabude kultuuris, et hingehoid ei ole kahjuks normaalsus inimestel. Aga minu nägemus on või mida ma arvan, kust inimesed lähedased võiksid kõige paremini tuge saada, mis on ka kõige lihtsamini korraldatav, on tugigrupid. Päriselt ka, kus saabki tulla lähedane ja rääkida oma lugu, näha, et teistel on ka samasugused mured ja ta võib-olla saab sealt sellise toe, et ta jaksab oma vähihaiget palju paremini toetada. Või siis ta saab oma koorma maha laadida, kartmata, et tema oma murega on haigele toeks. Sest tegelikult ka seda oli hästi palju. Ma pean tunnistama, et ma üsna egoistlikult tollel ajal ma ei suutnud süveneda sellesse, mida mu perekond tunneb või tahab. Kui ma praegu sellele mõtlen, mida pidi mu abikaasa läbi elama, olles minust mõned aastad noorem, 26, 2 väikese lapse üksikisa, haige naise hooldaja, tööinimene ja samal ajal veel maja ehitama ja tahtis sotsiaalselt noor ka olla, ega ikka ise ei tahaks ilma toeta. Ja see tugigruppide teema meil nüüd tegelikult detsembris toimus ka esimene lähedaste tugigrupp ja mis tunde see meile ju andis, oli ka see, et kui me oleme rääkinud sellest, et patsiendid on väga erinevates kohas ja erineva kogemusega oma teekonnal, mis tõttu me ju ka patsientidele juba teeme erinevat tüüpi tugigruppe, et ei ole lihtsalt üks ruum, kõik tulevad kokku, hakkavad läbisegi oma kogemustest rääkima, et see on üks puder ja kapsad. Et tegelikult ka lähedaste mõistes nüüd tuleval aastal või alanud aastal just ka see võimalus leida üles endale sarnases olukorras olevaid inimesi, et kas sa oled lähedane, kui su vanemal on haigus, aga oled ise täiskasvanu. Kas sa oled täiskasvanud vähihaige või vähihaigusega inimese vanem? Kas sa oled, nagu sa ütlesid, sinu mees alles 20-ndates elu alustav oma kaaslase toetaja? Kas su lähedane on lõpufaasis või on värskelt diagnoosi saanud, et need teekonnad ja olukorrad on tegelikult ikkagi nii erinevad ja see meie nagu ju püüd ongi tuua neid inimesi üksteisele lähemale ja aidata neil teineteist üles leida, kellega see kogemus on lihtsalt mitte, et me oleme kõik lähedased, vaid päriselt ka elame midagi sarnast läbi. Et ma ise näen ka siin meeletut potentsiaali ja mul ei mahu tegelikult pähe, et seda on olnud kuidagi nii vähe Eestis kui üldse. Et Luivele siin jälle müts maha, see vähihaigete laste vanemate liit on väga hea näide sellest, kus ikkagi need vanemad saavad käia koos ja toetuda üksteisele ja see on nii oluline, et nüüd selle sama kogemuse laiendamine ka teistele lähedastele, et seda otsitakse nii väga, sest me näeme ka oma Facebooki grupis ju seda, kui palju tuleb just lähedasi ka selle grupi liikmeks, kes seda infot, seda tuge ja kuuluvustunnet ja mõistmist vajavad. Aga ma korraks tulen siia hinge juurde tagasi, sest lähedastel tegelikult nii PERHis, ma tean kindlasti, ma arvan ka ITK-s ja TÜKis, on tegelikult see, et ka lähedased saavad seda hingehoiu teenust tegelikult paluda. Aga selles mõttes, et peaks siis nagu justkui nagu see patsient ise nagu andma sellest märku. Vahest on muidugi see, et patsient võib-olla ise ei tahagi. Ise ei teagi. Just, aga siis lähedane võiks tegelikult natuke nügida, sest et tegelikult hingehoidja on tegelikult üks ilus sild tegelikult nende kahe pooluse vahel. Mina käin näiteks praegu täiesti aktiivselt hingehoidja juures. Ei ole veel, ma saan aru küll, et see elu on selline, et me Kristeliga ei ole mitte ühe jala kauas, vaid ma olen ikka öelnud, et poolest puusast on ju. Aga ometi pealt näha vaadates titi-miti on ju, aga käin ja põrgatan, ei räägi üldse ainult surmateemadel, räägin täiesti kõikidel teemadel, mis on paraku antud hetkel siis minu eluga aktuaalsed. Ja mida ma tahan veel öelda on see, et kuhu mina olen võib-olla praegu nagu just jõudnud on see, kuhu ma olen suutnud ka oma abikaasa viia. Et ma tean, et ükskõik, kuidas minu lugu edasi liigub, siis mu perel ja lähedastel on see
tugivõrgustik, kes jääb nendega. Mul on kõik kokkulepped tehtud, et inimesed veel ei ole kokku viidud, aga selles mõttes ma tean, et hingehoidja Kai uks on alati ka minu abikaasale lahti. Et kuidagi võib-olla natuke laiemalt mõelda, sest tegelikult lähedastel, mis tegelikult meil sees toimub, on üüratu. Just. Et tegelikult ega see hingehoidja ju ongi sulle praegu hingerahu andja. Täpselt. Et sul on rahu hinges, sest sa tead, et su lähedased on toetatud. Või mulle väga meeldib ühe hingehoidja ütlus, et hingehoidjat on inimesel seni vaja, kui temal hing on sees, sest see hing vajab hoidmist. Ma just tahtsingi öelda, et millegipärast mul endal kogu aeg see hingehoid nagu seostus pigem sellega, et see hing hakkab kuhugi lahkuma ja siis on vaja aidata tal minna kuhugi teispoolsusesse, mis on ka oluline, aga täpselt see nagu nii kauas, kui see hing on sinus, siis tuleb ikkagi oma hinge eest hoolt kanda. Ja see on nii ilus, nii nagu Kai ütleb ka, et selline hingehoidlik suhe. See ei ole teenus, vaid tegelikult iga inimesega tekib see hingehoidlik suhe ja see on üliilus. Aga kui me tuleme nüüd siia saate lõppu veel, Kristi, natukene sinu juurde isiklikult tagasi. Sinu diagnoosi saamisest möödus eile 24 aastat. Just. Sa oled väga pikas remissioonis, nüüd võib ikka vist juba öelda, et terveks saanud. Siis et võib-olla lihtsalt natukene illustreerida, et isegi kui see haigus on läinud, sellest ei ole füüsilist kollet enam kehas, siis selle ravi järelmõjud, tüsistused, kas miski selles suunas annab endast märku või mis on tegelikult see pagas, mida sa oma kehas kaasas kannad lisaks sellele võib-olla vaimse tervise ja emotsionaalsele kogemusele, mis sellest sinu ellu tuli? Et kuidas on elu 24 aastat hiljem? Jaa, kahtlemata, et kuigi 24 aastat on möödas ja võib-olla nagu pealt vaadates ju tundungi täitsa terve inimene, siis ega nende tüsistustega tuleb ikkagi rindapiste iga päev. Et ei ole päeva, kus ei ole vaja võtta valuravimit, ei ole päeva, kus ei ole mõnda muud vaevust, hambaraviga jätkuvalt tegelen, muide mul abikaasa väga ägedalt ütles ükskord enne seda, kui implanteerimise võimalus üldse tekkis, et sest kuna keemiaravi võttis hambad seestpoolt väljapoole, mitte väljastpoolt sissepoole, osad tagumised, siis ütles väga hästi, et mis nutad, parem hammasteta elus kui hammastega hauas. Mulle meeldib tema huumor. Et tegelikult see, millega me rinda pistame, on märksa rohkem kui see keemiaravi viimane ja seda hambaravi riiklik rahastus ei kata? Pea- ja kaelepiirkonna kasvajate puhul on veidikene suurem soodustus, aga see on pisku, mis nagu sellega kaasas käib. Nii et järelravi tegelikult just tüsistuste mõistes tegelikult kestab edasi. Just. Ja see on jälle nagu sa ütlesid, et pealt näha tundub, et kõik terve inimene, siis see haige. Aga tead, ma tean midagi, mida sa ei tea. Nii. Ja lubad sa, Kristi, sellest siin praegu rääkida? Palun. Sa ei tulnud ju siia Tartusse ainult ka meie podcasti pärast, vaid tegelikult tulid sa pakku. Ehk siis sa tulid natuke nagu peituma. Kristi, sa kirjutad raamatut. Jaa, ma tegelikult tulin siia kirjutamislaagrisse. Kas sa tahad natuke sellest, me ei pane üldse sulle survet peale, me ei taha teada daatumeid või kuupäevasid, millal midagi välja tuleb. Aga tahad sa seda natuke avada? Jaa, ma hakkasin kirjutama raamatut algselt mõeldes ainult lähedastele, omaste hooldajatele. Et kuidas hooldades ise terveks jääda ja pakkuda siis seda hoolt piisaval mahul inimesele nii, et sellel ka väärtus oleks. Ja mida rohkem ma seda kirjutasin edasi ja mida rohkem ma inimestega sellest rääkisin, seda rohkem ma sain aru, et tegelikult seda teemat on vaja laiendada. Ja mitte ainult omastehooldajatele, vaid kõikidele inimestele, kes osutavad kellegile tema elukohas hoolt. On need siis koduhooldustöötajad, on need hospiitsi või palliatiivvoodikoha ravil olevale patsiendile,
sest hospiits on ka tema elukoht, eks ju. Või hooldekodud või miks mitte ka vanglahaigla. Et see koht, kus inimene oma elu veedab ja temale seal hoolt pakutakse, et kuidas seda siis teha nii, et see palliatiivse käsitluse mõte seal ikkagi sees oleks. Vaatame, kuhu ma välja jõuan. Ma ei tea. Meil on mida oodata. Jaa, täiega nii põnev, nii vajalik. Jah, just. Aga meie saateaeg hakkab selleks korraks läbi saama. Mul on muidugi väga hea meel, et meie saame siin, kui kaamerad lähevad kinni ja mikrofonid Kristiga oma jutuajamisi jätkata ja mitte ainult täna, vaid ka pikemas plaanis, sest tegelikult Kristi, mul on nii hea meel, et sa oled osa onkoloogika tiimist ja aitamas nüüd seda renessanssi siis jalgadele siin, et kaevu legacy võiks jätkuda ja me päriselt suudaksime olla taas olemas patsientide ja lähedaste jaoks just selles psühhosotsiaalses võtmes ja igal pool, igal ajal. Aitäh sulle, Kristi, tulemast! Aitäh, et kutsusite veel kord ja tegelikult ma olen väga tänulik teile, et teete seda, mis te teete, sest täpselt samamoodi nagu teie ütlete, et legacy jätkub, samamoodi mina näen, kuidas meie missioon läheb edasi ja see on nagu midagi nii ilusat. Aitäh sulle, Kristi! Aitäh! Ja siia lõpetuseks nagu ikka elusat elu!